Nüüd vaatame, kuidas luua artikleid ehk storysid, Storybooki. Pealehel on siin all olemas siis selline koht nagu sisuturundus. Kui ma panen siia klikin lae lähemalt, siis avaneb juba sisuturunduse ankeet, kuhu ma saan hakata siis erinevaid andmeid tooma ja mida täitma. Artikli pealkiri loomulikult, mis keeles see artikkel on, sisu, artikli pilt, et kas te valite arvutist endal pildi või pildipangast, et meil on üle 2 miljoni pildi, mida te saate siis panna enda ettevõttele taustaks või kasutada artiklites. Siis kindlasti selle ettevõtte või isiku nimi, kellest te parasjagu kirjutate seos ja siis, kui need on täidetud, tuleb ka siis see valdkond, kuhu see uudis parasjagu läheb. Siin näiteks võtsin praegu Eesti Ekspressi ja siin üks selline artikkel, et suur ärimehele korraldati lennujaam suur üllatus. Et siin siis Priit Piilmann ja see artikkel näiteks pakub mulle huvi, ma võtan selle urli ja panen siis siia on selline koht sisest uudisloo või videolink. Kopeerin selle siia ja näete, automaatselt Storybook toob sealt artiklist siis nii pildi, kuid ka sellest sisu. Sisu ma muuta ei saa, et kuna tegemist on siis ikkagi algse artikliga, küll aga ma saan siia kirjutada enda kommentaari või enda mõtted sellest konkreetsest artiklist. Ja jällegi siit siis kirjutan isik on Priit Piilmann, eks ole. Ja valin tema ja siis saan panna seose, et mina olen näiteks tema äripartner ja panen postita. Nüüd teine, et kui teil on endal olemas blogi näiteks, siis hetkel võtsin siin genius.ee ja kui teil on näiteks blogi, siis saate ka enda blogist võtta selle urli ja jällegi panna väga mugavalt siia selle lingi ja tuuakse teile siis sealt blogist ilusasti sisse see konkreetne pilt, tekst ja nii edasi, et tegelikult väga-väga mugav. Loomulikult saame blogi lahendada ka automaatselt, et nii kui te enda blogisse selle artikli teete, et siis kohe tuleb ka siia Storybooki profiilile, aga saab ka lihtsalt puhtalt selle urli kopeerimisega, mis on ka tegelikult üpriski mugav. Jällegi, kirjutate siia enda arvamuse sellest artiklist ja kellest täpsemalt siis kirjutate, eks ole, ja niimoodi ta siis kujuneb, et siit täidate andmed ära, panete postita ja siis see artikkel läheb siis nüüd konkreetse inimese või siis ettevõtte meedialehele, pluss siis viimastesse uudistesse ja valdkonna uudisvoogu. Kui vajate abi nende artiklite koostamisel või uudisvoo lisamisel, koostamisel, siis kindlasti ootame teie kontakti. Seniks aga head kasutamist.